Tere! Mina olen Katre Recruuri meeskonnast ja tutvustan teile lühidalt, kuidas Recruuri värbamistarkvara saab teie värbamisprotsessi lihtsustada. Esiteks, mis on väga oluline, on see, et kuna kõigil on teada praegu, et on kandidaatide puudus, siis Recruuris on väga lihtsalt võimalik siis säilitada kõikide kandidaatide andmeid, hoolimata sellest, kas nad on leitud sihtotsingu kaudu, võib-olla sõbra soovituse kaudu või siis hoopis ise konkursi kaudu kandideerinud. Ja kui ma selle kandidaadi kohta tahan juba täpsemat infot saada, on mul võimalik lihtsalt kandidaadi nimele klikates näha ka täpsemalt selle kandidaadi profiili, nii tema kontaktandmeid, tema varasemaid tegemisi. Mul on võimalik vaadata tema erinevaid dokumente, CV-dest, motivatsioonikirjadest, ülesanneteni välja, pluss mul on võimalik näha ka seda, et milliste konkurssidele ta juba siis kandideerimas on või varasemalt kandideerinud. Mida ma saan veel Recruuris teha, on siis viia läbi terve värbamisprotsess, mis algab siis alguses konkurssi loomisest. Ja siin mul näiteks on ka näha, et siin on juba 2 käimas olevat konkurssi, sekretäri ja klienditeenindaja konkurss. Kui ma selle konkurssi vaate avan, on mul võimalik näha ka täpsemat informatsiooni selle konkurssi kohta. Mul on võimalik näha konkurssi kirjeldust, mul on võimalik näha, kes siin meeskonnast selle konkurssi raames tegutsevad. Samuti saan ma siit vaatest luua ka erinevad siis töökuulutused, ehk siis nii unikaalse lingi sellise Recruuri töökuulutuse, mida ma saan kasutada lihtsalt selle lingina kas oma sotsiaalmeedias, karjäärilehel või lihtsalt näiteks mõnele tuttavale saates. Samuti mul on võimalik siit ka juba siis liidestuste kaudu saata seda töökuulutust CV Online ja CV Keskusesse. Lisaks saan ma luua ka siit kandideerimisvormi, kus siis kandidaadil on väga lihtne võimalik töökuulutusele reageerida ja oma kandidatuur edastada. Töökuulutuse väljanägemine on siis järgnev, et siin on näha ettevõtte logo, siis on näha seda sama töökuulutuse faili ja kui kandidaat selle konkurssi vastu nüüd huvi tunneb, saab ta väga lihtsalt ühe klikiga pääseda siis kandideerimisvormile, kus on vaja täita täpselt nii palju väljasid, kui ettevõtte värbaja siis on nagu määranud. Ta saab lihtsalt oma andmed edastada ning andmete edastamise tulemusel tuleb talle ka siis automaatne e-kiri, info selle kohta, et ta kandidatuur on kätte saadud ja niimoodi on siis kandidaat ka teadlik sellest, et ta ei pea muretsema, et tema info on kohale jõudnud. Kui see kandidaat on kandideerinud, siis tema info ilmub siia meile konkursi vaates kandidaatide aknasse, kus ma siis näen täpselt neid kandidaate, et kust kaudu nad on ka kandideerinud ja millal ja muud informatsiooni. Lisaks mul on võimalik kandidaadile lisada siin siis nüüd järjest külge erinevaid värbamisfaase, mis on ka täpselt ettevõtte spetsiifiliselt loodud. Et näiteks siin ma näen, et Markus on juba kõne staatuses, kuna ta CV oli hea, Tõnis on osutunud mitte sobilikuks, kuna tal ei ole piisavalt kogemust ja mul on võimalik väga lihtsalt ka näiteks Tõnisele saata süsteemist ära ütlev kiri, et kui mulle tundub, et tema mulle ei sobi, ma saan valida mallide seast ära ütleva kirja ja saan ka valida, et see kiri näiteks läheb välja näiteks nädala pärast. Ehk siis süsteemis mina saan paari klikiga teha ära sellise töö, mis tähendab, et nädala pärast mina enam selle kandidaadi peale mõtlema ei pea ja ta ka ei unune mul. Lisaks on mul võimalik näiteks ka kandidaadi või konkursi kohta infot lihtsalt saata oma kolleegidele või siis jagada õiguseid näiteks oma juhile, et tal on ka tulla võimalik vaatama süsteemi sisse sekretäri konkurssi vaadet, näha neid kandidaate, lugeda nende kandidaatide kohta infot ning niimoodi lihtsalt siis tervet meeskonda hoida ka kursis värbamises toimuvaga. Kui sa soovid ka ise proovida, kuidas Recruuris erinevaid värbamisprotsesse läbi saab viia, siis proovi meie tasuta versiooni ja kui tekib lisaküsimusi, siis kindlasti anna julgelt märku. Kena päeva!